no tere taas, armsad sõbrad! Kui ma töötasin Tallinna Vanas Sadamas jäätmekäitlejana ja sorteerisin klaasi muuhulgas, siis leidsin ma sealt selliseid Torrese veinipulle. Näete, siin on näha Torrese veinipull ja neid leidsin ma sealt päris palju. Nii. Ma kohe võtan välja. Ja korjasin neid kokku terve peotäie. Näete, siin on selliseid pulle, mis ma püüdsin üle värvida. Siin on selliseid pulle. Et ühesõnaga sellised ilusad pullid. Ühe ma jätsin endale eksemplariks näiteks või nagu mälestuseks, milline see pull on. Et selline on nüüd Torrese veinipudeli pull, mille mina hoidsin alles. Ja mis ma selle pulliga tegin? Milleks ma neid pulle endale korjasin? Siin on näha üks teine kapteni müts. Selle kapteni mütsi peal ongi näha nüüd Torrese veinipulli tõmmeldud. See on selline suvine kapteni müts, näete, siin on võrk peal. Selline ilus kapteni müts, ainult et leidmise hetkel, kui see mulle anti, siis tal ankrumärki enam peal ei olnud. Näete. Ankur on siit pealt maha võetud. Ja nüüd, kuna müts on valmis, ma eile õmblesin ja kaotasin hiljem töö lõpus oma õmblusnõela ära, nii et nüüd ma ei saa enam isegi sokke mitte õmmelda. Nüüd lähme käime ära parklas ja ma näitan teile oma laeva. Selle laeva peal on minu teine kapteni müts. Ja see teine kapteni müts on palju ilmekam näide, mismoodi ma olen seda täiustan nende Torrese veinipullidega, aga praegu ma panen ennast riidesse ja kohtume parklas. Nii, nüüd olen ma siis riides ja teel parklasse. See kapteni müts lõpetab oma teekonna laeva peal teise kapteni mütsina ja kui me jõuame parklasse, siis ma lähen ja näitan teile seda teist kapteni mütsi ja te saate mõlemad kapteni mütsi näha. Ja muuseas ma pean ära mainima, et minu 29. kuupäeva sünnipäev, selle video ma pidin privaatseks panema, sest minu poolõde sai selle peale orgasmi, kui ta oma laste käest kuulis, et ma terve oma sünnipäeva hinti võtsin tund ja 15 minutit, palju see kestis umbkaudu. Et selline asi talle ei meeldinud, ta sai selle peale orgasmi. See on selline seksuaalne, kuidas ma ütlen, seisund. Et sellepärast olin sunnitud video privaatseks panema, et ainult mina näen seda videot, aga privaatseid videot keegi teine ei näe. Nii. See väike teadaanne siis selleks korraks. Siin on siis kapteni müts näha. Üks kapteni müts on näha. Kohe lähme ja vaatame järgmise kapteni mütsi üle. Praegu on sulailm. Vihmaveetorud igatahes jooksevad vett. Vihmaveetorudes on praegu veevool. Et selline lumesulamine on täie hooga alanud. Kohe oleme parklas. Nii. Ja nüüd me jõuame parklasse. Nüüd me jõuamegi sinna laeva juurde. Ja siis lähme vaatame teise kapteni mütsi üle. Ja näitan teile võrdluseks mõlemat oma kapteni mütsi.
see kaptenimüts minu käest sai valmis eile, vastu tänast. Ja teine kaptenimüts on juba valmis pikemat aega. Ikka aastaid juba ootas, et pääseda laeva peale hoiule. Ja hiljem ka minu pähe. Kuna see on ikkagi minu kaptenimüts ja mina olen selle laeva omanik ja kapten, siis loomulikult läheb see müts mulle pähe. Nii. Aga nüüd vaatame ja piilume siia katte alla. Nüüd on siis mõlemad kaptenimütsid välja võetud ja nüüd hakkame siis vaatama. Siin on näha siis esimene kaptenimüts. Torrese veinipullid on kinnitatud, nagu te näete, kaptenimütsi külge. Sellised ilusad Torrese veinipullid ja siin on näha kuldne ankur ja hõbedane kett, mis jookseb siis siit ankrust niimoodi üle terve mütsi, no ütleme pool mütsi, veerand mütsi. Ja tal on veel ka pael, mis ta lõua alt peas kinni hoiab. Ja siis tuleb selline kaptenimüts. See on siis teine kapten. Ja tema müts ei pea olema nii võimas ja uhke kui minu oma. Sest mina olen juhtiv kapten. Mina juhin seda laeva ja vastutan kõigi eest, nii reisijate kui ka kauba eest, mida ma vean. Minu vastutus on kõige suurem. Laeva omaniku ja kaptenina lihtsalt teistmoodi ei ole võimalik. See lihtsalt ei käi niimoodi. Nii, me oleme nüüd siis otse siin vaatamas üle laeva. Nii, laeva grillahi ja kõik on olemas. Nüüd tuleb ainult see tobe vee ja jäämass siit pealt minema saada. Seda ei tohi siin peal olla. Eks me siis sellega nüüd hakkamegi tegelema. Eks me paneme kaptenimütsid oma koha peale ilusti ära. Üks kaptenimüts läheb oma koha peale. Ja teine kaptenimüts läheb jälle teise koha peale. Nii. Kuna see on kapteni teine müts, teise kapteni jaoks, siin laevas on nimelt 2 kaptenit, siis selle kaptenimütsi ma panen siia, teise esistme alla, niimoodi seisma. Ja teise kaptenimütsi ma panen teise esistme alla, sinna kuhu istun mina. Ja siis, kui algab Saaremaale sõitmine, siis ma Saaremaale sõites panen selle mütsi endale pähe. Niimoodi jätta siia siis teise esistme alla seisma ja mind ootama. Aga nüüd lükkame lume pealt ära ja siis vaatame, mis saab edasi. Nagu te näete, sain ma sellest suurest lumemassist nüüd siin peal lahti. Seda jääd ja lund, mis siin ennem oli nagu supikausis, seda enam ei ole. Aga ma vaatasin, et laeva käälikuju on käidud kangutamas. Ma pean hiljem tulema siia mutrivõtmetega ja selle käälikuju uuesti kinni keerama. Või siis ootan, kuni laev tuleb koju ja kodus keeran siis kinni. Aga praegu on selleks korraks
see video laevast läbi ja mina lähen koju tagasi. Ja fantaseerin edasi meie suurest Saaremaa reisist. Kui ma koju jõuan, siis ma näitan teile kogu neid riisipakke, mis ma olen kokku ostnud ja millega ma plaanin ennast toita siis, kui teekond Saaremaale algab. Aga praegu paus. Nii, nüüd oleme siis kodus ja nüüd loeme üle, kui palju riisipakke mul on. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, oot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pakki on mul riisi. Aga seda on, nagu öeldakse, ilmselgelt vähe, et Tallinnast Saaremaale sõitmine üle elada. Sinna kulub kindlasti rohkem riisi, kui mul praegu käepärast on. Nii et ma pean kindlasti riisi rohkem juurde ostma. Ja mida ma vaatasin, kui ma vesivelo korda sättisin, keegi on üritanud laeva kääli kuju lahti kangutada. Unustage see ära. Seda ärge tehke. See ei ole teie laev, see on minu laev. Ja seda kääli kuju, mis seal nina ees on, seda ei tohi puutuda. Las see olla nii, nagu on. Kunagi tegeles minu isa koduveini valmistamisega, näete, siin on isegi selline asi. Sellist asja kasutatakse koduveini kääritusprotsessi juures. Õhk, tähendab, ligi pääseda veinile ei tohi. Vesi valatakse siia sisse, kuni sellele sildile maks. Nii palju, kuni maks lubab. Pannakse siia sisse vesi. Kõik gaasid, mis veini käärimisprotsessis tekivad, pääsevad välja, aga õhk enam veinile ligi ei pääse. Ja seda kuni käärimisprotsessi lõpuni. Hiljem, mida kauem vein seisab, seda paremaks ta läheb. Nii et selline väike tööriist on siis minu isast jäänud, kui ta veini tegi. Ja see tööriist näitab, et ka minust saab koduveini tegija, aga ma kasutan ka isa väga vana retsepti, mida minu isa oskas väga hästi kasutada. Ja mille abil ta väga head koduveini tegi, aga kellelegi teisele ta seda ei andnud. Ainult ise pruukis oma tarbeks tegi. Ta ei müünud seda, ta ei andnud seda kellelegi. Nii palju, kui mina tean, aga võib-olla andis ka, ega ma ei tea ka. Igatahes, see selleks praegu. Järgmise korrani!